Nii. Armas kuulaja, olen Rafaela Kristerson, Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskooli õppur. Kui ma nüüd ajas tagasi vaatan ja meenutan, küll olles alles algfaasis oma teadlikkus tervenemise protsessis võrreldes veteranõppuritega, siis minu tervenemise ja teadvuse tõus sai alguse 10. aprillil 2021. aastal, kui leidsin Facebooki lehelt Maainglid Maarjamaal kirjeldus ja info erilist laadi virtuaalse teadvishariduse hingeravi kooli kohta, mis mind sügavalt hingetasandilt puudutas. Mind kõnetas selle hingeravikooli ülesehitus ja peamine eesmärk, mis on suunatud hingelise tuleviku inimese ja ühisperelise toimimismudeli väljatöötamisele ja selle kaudu inimteadvuse tõstmisele ning õppida tundma oma madala mina ego kogu olemust ja kõrgmina seotust mitmekihilises inimtervikus. Samuti kasvatada kodanikuvastutust ja hinge jumalikku hooldajaloomust, mille tulemus väljendub praktilise elu kogemuses. Ning saatsingi kooli sõnumikasti sellise lihtsa sooviavalduse, mis samas oli ka südame ja hinge soov. Tere, soovin saada teie kooli õppuriks. Sealt edasi tuli juba täita koolijuhi armsa hingiterapeut Maria antud õppeülesandeid, et aru saada, kas olen ikka õiges kohas, sest see ei ole ilmaliku laadi kool, vaid mitteformaalne maaväliselt laetud ja juhitud avatarkool, kus õppimine toimub vabatahte alusel ning tuli aru saada sellestki, et kooli astumine ei ole iga hinna eest uute õppurite värbamine, vaid pigem hoitakse liigset innukust tagasi ja lastakse enne kooli astumise avalduse kirjutamist testtööd läbida. Nüüdseks olen koolis käinud juba 2 aastat ja võin julgelt öelda, et see on minu elu parimaid otsuseid olnud, kus lisaväärtusena on ka oluliselt parenenud minu eneseväljendusoskus suulises kõnes kui ka kirjalikus kõnes. Kirjutamine on oluline ravilise koolitöö osa, sest see on egost kõrgemale püüdlemise, suhtlemise kool, kus enamus ravi toimub just läbi kanaldustekstidele vastuste kirjutamise, mis on kõrgema vibratsiooni suunava ravimtoimega. Aga kogemused saadakse elus enesest, kus erinevate elusituatsioonide läbi kasvada ja saada armastava ehk galaktilise suhtlemisviisiga kodanikuühiskonna liikmeks, et aidata kaasa ka kogu planeedi ühisteadvuse tõusule. Sellesse lühikesse õppeaega on mahtunud palju ravitegevusi, nagu igapäevane osalemine ja kaasarääkimine läbi kirjatööde nii individuaalses kui ka grupitööruumis. Nagu ütleb üks meie mõttevaramu mõtteid, tippa-tappa, elutarkus astub, võta temalt annid vastu. Siinses koolis õppimine on aidanud mind nii varasemas kui ka uues praeguses koduhooldustöötaja ametitöös ja igapäevaelu muudes osades, et hoida tasakaalu ja rahu ning armastavat suhtlemisviisi ning et läbi vabatahtliku töö panuse ja erinevate pilootprojektide õppida teisi isetult teenima. Olen väga tänulik koolijuhile, armsa ingliterapeut Mariale ja kogu kooligrupile, kes on mind aidanud sel vaimsel teekonnal igati kasvada ja oma inglitiibu sirutada ning läbi oma annete
aidata ka ja olla toeks teistele inimestele